Esindan ja ütleme siis metsarahva jaoks ma olen natuke nagu mees metsast, et ega väga paljud mind vist ei tea. Et minu senine taust on olnud eelkõige seotud erinevate biojäätmete käitlusega, biogaasi tootmisega, aga läbi selle, kuna biogaas, sealt tekib kääritusjääk, mis on orgaaniline väetis, olen ma järjest rohkem sattunud tegelema siis erinevate tööstuskõrvaproduktidega ja viimane 1,5 aastat ka rohkem puidusektoriga, tuhk, söed ja nende võimalikud rakendused. Ja eelmine aasta siis sügisel saime KIK-i poolt rahastuse projektile ehk siis ressursi efektiivsus biomassist elektri ja soojuse tootmisel. Et see on nagu see põhipostulaat ehk puutuhk, tänane probleemtoode, kuidas seda taaskasutada ja keskendun eelkõige metsandusele, kuid projekt on laiem, vaatab ka põllumajandust, vaatab ka aiandust. Nii, nagu ma ütlesin, siis tegu on KIK-projektiga, et kui sissejuhatuses öeldi, et ei ole tegu RMK projektiga, siis me peaaegu olime letikõlbulikud, aga olime esimesed õnnelikud, kes rahastusest ilma jäi. Et KIK tuli meil siinkohal appi ja puidutoha väärindamise võimalused ja perspektiiv granuleeritud kompleksväetisena põllumajanduses ja metsanduses. Et Eesti Maaülikooli ja TTÜ ühisprojekt, mina, Katri Ots ja Enn Raave siis seda eest veame, et kõigil oma vastutusvaldkonnad, oma selged fookused ja nüüd ma selle siit praegu kokku võtan siis metsanduse poole pealt. Projekti eesmärgid. Esiteks laiem ja põhjalisem kirjandusülevaade ja selle koostamine. Teadmiste siire Põhjamaades, sest ei ole mõtet jalgratast leiutada. Et Soome ja Rootsi on meist selles valdkonnas oluliselt ees. Puuduva ressursi kaardistamine, selle koostis ja varieeruvus. Et on palju töid, mis on juba tehtud, aga palju tööd on veel ees. Ja eelkõige siis, millele töö keskendub, me teame kõik, mille puutuhk välja näeb. See on tolmjas, me oleme seda kõik kühvliga oma ahjust välja võtnud, puu alla visanud, aga milline näeb ta välja nagu suuremas mastaabis, kui suured erisused on erinevatel tuhkadel ja mida nende tuhkadega on võimalik teha ja ei ole võimalik teha. Ja lõpuks siis tuha granuleerimine ja metsanduse taaskasutamise tasuvusanalüüs ehk case study, et minna siis nagu sellest teadustööst edasi rakendusliku majandusanalüüsini, et jõuda sinnamaani, et kui palju see granuleerimine maksab, millised on kogu logistika ja laotamiskulud ja kuidas siis lõpuks see panna vastupidi tulu-kulu analüüsi. Ja kuidas sinna juurde veel poliitikakujundus ja seadusandlik raamistik. Miks projekti algatasime? Et nagu ma ütlesin, ma natukene olen nagu mees metsas selle valdkonna jaoks või vähemalt 1,5 aastat tagasi olin, et põhiprobleemid, mis mulle siis sellel hetkel tundusid, et puutuhka käsitletakse endiselt probleemtootena, mitte väärtusena, ehk siis ei ole süvenetud sellesse, mis see puutuhk tegelikult on. Meil on tehtud päris palju kirjandusanalüüse ja uuringuid puutuhaga, kuid seda kõike suures pildis tolmes vormis. Ja on jäädud see tehnilis-majanduslik rakendusanalüüsi pool on jäänud natukene vajak. Mis mul tuleb biojäätmete poole pealt, et see teatud mõttes mentaliteet, et tuhk on tuhk, et ta ei ole. See on nagu sõnnik on sõnnik, sõnnik ei ole sõnnik. Sõnnik on väga erineva iseloomuga materjal, sõltub sellest, mis on tooraine, milline on lehma seedeprotsess, milline on sööt, see kõik mõjutab seda, mis see lõpp-produkt täpselt samamoodi on puutuhaga. Me ei saa öelda, et võtame tuha ja teeme selle kõige tuhaga täpselt ühte sama asja. See on regionaalne lähenemine vastavalt sellele, milline on katlaprotsess ja tooraine. Ja seadusandlus, et kui me täna vaatame seadusandlust Eestis, siis puutuhaga seoses on see 1-2 lauset, mida Riigi Teatajast leiab, et mis üldse puutuhka käsitleb. Et ka siin on meil ühtepidi on see probleem, aga teistpidi on see võimalus teha seadusandlik raamistik algusest peale, õppides teiste vigadest ja selline, mis toetab taaskasutust ja ringmajandust. Ja projekti lõppeesmärk on siis välja pakkuda jätkusuutlikud lahendused puutuha kasutuseks metsanduses, põllumajanduses ja ka aianduses, et mille kaudu siis sulgeda see biomassi energeetiline kasutus ja olerusring, ehk siis see ringmajandus biomajanduse võtmes, millest täna kõik ministeeriumid, Euroopa Liit, Horizon 2020 projektid või see raamistik, et see on ju põhipostulaat, ressursi efektiivsus, ringmajandus. Ja siis need samad soovitused seadusandliku raamistiku muutmiseks, loomiseks ja et kuidas seda puutuhka siis taaskasutada, seda teha ressursi ja ka kulu efektiivselt.
tänane olukord, et me kõik oleme siin metsaga kuidagi seotud, kui ma praegu küsin, et kas meil kellelgi siin saalis on ülevaade, kui palju meil tuhka tekib, millist liiki tuhka tekib, mis sellega tehakse. Kui keegi tõstab käe ja ütleb, et teab, siis ma oleksin väga tänulik selle suhtluse info eest. Et ma eeldasin, et see seis meil täna selline on. Ja mis siis täna tehakse? Väga suur osa puutuhast ladustatakse, kas sellega täidetakse karjääre või utiliseeritakse prügimäel, mis tegelikult on ju täielik ressursi raiskamine. Kui me hiljem vaatame, mis on puutuha väärtus, kui palju seal on toitaineid, siis põhimõtteliselt ostad poest toidu, viskab prügikasti, täpselt samasugune mentaliteet on siin. Ja teatud määra kasutatakse põllumajanduses, kus siis suuremad põllumajandustootjad on teatud katlamajade lähedal, katlamajad on endale võtnud sellele puutuhale väetise registrist nii-öelda kinnituse ja seal mingisugune nii-öelda koostöö selle saamis toimub. Kui me vaatame riigi poole pealt, siis ma julgeks öelda, et puuduvad igasuguse motiveerivad toetusmeetmed või taustsüsteem selleks, et puutuhk üldse mingil kujul taaskasutuse läheks. Et on see siis toetuste kaudu, on see regulatsioonide kaudu, ehk siis tegelikult selle probleemiga tänaseni tegeldud ei ole. Kui võtta väljavõtted seadusandlusest, siis ongi see üks sama metsaseadus, kus on kirjas ühes paragrahvis, et mets välja arvatud metsataimlate väetamine mineraalväetistega on keelatud. Tuhast tegelikult ei ole ühtegi sõna. Ja seda tuhka käsitletakse teistes seadustes, vaid väetise seaduses, kus öeldakse, et kui tuhka tahta kasutada lubi väetisena, siis millised on maksimaalsed piirnormid erinevate raskmetallide lõikes. Ja see on kõik. Mitte ühtegi muud lauset ei ole meil selle kohta. Ja nagu ma enne ütlesin, see on meile ühtepidi väga hea võimalus, et kui me tahame seda ringmajandust ja ressursi efektiivsust metsanduses toetada, riiklikult arendada, siis meil on väga hea võimalus õppida Põhjamaades, kes on seda 20 aastat teinud, kes on väga palju muutnud oma seadustikku ja täna jõudnud enam-vähem sellise optimaalse lahenduseni. Ja miks mitte seda üle kanda, me ei ole Soomest, Rootsist nii palju erinevad. Puutuhk, puutuha omadused ja väärtus. Et kui ma enne ütlesin, et tuhk ei ole tuhk, siis mida ma selle all mõtlesin, et siin all on lihtsalt pilt sellest, suhteliselt sarnased katlad, suhteliselt sarnased katlaprotsessid ja lihtsalt pildi pealt on juba näha, kui erineva on nende lihtsalt füüsikaline struktuuri erinevus, värvi erinevus, et tuhk ei ole tuhk. Ehk siis mis mõjutab seda tuha omaduskoostist on puiduliik, vanus, tüvi või oksad, hakke veesisaldus, milline on katlatöörežiim, kütuse segu, kuidas kopamees parasjagu, kui palju ühest hunnikust võtab koort, teisest võtab puru, kolmandast võtab haket. Põlemise efektiivsus, väga oluline, mida suurem katel, seda suuremad on efektiivsused. Kodumajapidamistes, me teame kõik, et meil jäävad sinna päris suured nii-öelda söetükid sisse, et ei ole ainult tuhk. Ja ärastustehnoloogia ja selle siis erinevad astmed. Et võib-olla, et jutt ei jääks liiga abstraktseks, siis ma saadan et kui vaadata nüüd neid puutuhaallikaid, meil on katlamajade koostootmisjaamad, et kui palju siis erisusi puhtalt ainult katelde tüübist ja põlemisprotsessidest tekib. Esiteks, kõige suurem erinevus on restkatlad ja keevkihkatlad. Siis on meil nii-öelda katlamajad, kus toodetakse ainult sooja, on meil koostootmisjaamad ja siis seal on need katlaerisused. Siis tuhk, kui ta nüüd on juba tekkinud, kuidas ta siis sellest protsessist ärastatakse, kas on kuivärastus, kas on märgärastus, see juba paneb väga suure erisuse selles, mis selle tuhaga edasi teha üldse on võimalik. Kui me võtame nüüd restkatla, siis restkatlas peamine tuha fraktsioon on põhjatuhk ja siis on vähesel määral lendtuhk, võtame keevkihkatla, seal on põhjatuhk väiksemas proportsioonis, siis sisuliselt on tegu põlendliivaga, millel nii-öelda väetusväärtust tegelikult ei ole ja siis on suurem fraktsiooni osa on lendtuhk. Ja keevkihtkatla lendtuhkel omakorda eraldatakse väga erinevate nii-öelda kas elektrifiltritega või tsüklonitega ja ka seal on eri asted, igas astmes on erinev nii-öelda peenfraktsiooni osakaal, koostise osakaal, raskmetallide jaotus ja nii edasi, ehk siis tegelikult on see väga selline kompleksne pilt.
Praeguse seisuga siin ma kajastun, ütleme, 10 tuhaproovi keskmiseid väärtuseid. Meil on projekti raames plaan võtta neid pea 30 ja rohkem ja see pilt on tegelikult päris kirju, et tulevad küll mingid sellised tendentsid välja, aga on ka väga suuri kõikumisi ja äärmuseid. Et siit pildist ma väga pikalt ei peatud, ma eeldan, et need ettekanded lähevad hiljem ka ülesse, et täna siis kasutatakse lubiväetisena eelkõige või lubiväetise asendusena puutuhka. Ja puutuha siis neutraliseerimise võime keskmiselt nende 10 proovi puhul on, ütleme, 45% sellest nii-öelda kaltsiumkarbonaadi enda neutraliseerimisvõimest. Aga maksimumväärtus on 70, miinimumväärtus jääb 30 juurde, ehk siis ta kõigub päris palju. Kõige suurem probleem selle tolmetuha juures, üks asi on see, et on tolmes, teine on see, mis on ta nii-öelda tihedus. Et keskmine väärtus on küll 775 kilogrammi kuupmeetri kohta, aga kõige madalamad väärtused on 200-300. 200-300 kilogrammi kuupmeetri kohta selle transportlogistika tõsine probleem. Makrotoitainete poole pealt vaatame fosfor, kaalium, magneesium, raud, ehk siis lämmastikku siin sees ei ole, lämmastik on kõik ära põlenud, aga nii-öelda mineraali poole pealt on siis tegelikult fosforit 1% kuivainest, kaaliumit 3–4% kuivainest, ehk siis tegu on tegelikult märkimisväärse kaalium, magneesium, fosforväetisega. Mida enne nagu vaadatud ei ole, et mis kohustust täna, kui sa lubiväetisena puutuhka kasutad, meil on seadustik, mis paneb meil ette, meil on raskmetallid, ja raskmetallid ei tohi ületada siis teatud piirnorme. Aga mikrotoitainete pooles, mis on boor, koobalt, seleen, vanaadium, nii edasi, et seal tegelikult ei ole üldse keskendutud, et mis on see nii-öelda väetus- ja mikroväetise potentsiaal. Ja kui me vaatame, et seal paremal pool viimane tabel on siis, et mikroväetised, väetise seaduses, millised on miinimumnõuded mikroväetiste sisaldusele, siis puutuhas ainukene asi, mis jääb allapoole seda nõuet, on koobalt. Ehk siis tegelikult on puutuhk käsitletav ka mikroväetisena. Mitte lihtsalt kaltsium, fosfor, magneesium, vaid on väga suur palett erinevaid nii-öelda mikrotoitaineid. Ja raskmetallid, see raskmetallide teema minu jaoks on nagu veel eriti selline südame teema, kus ma tahaks jõuda lahenduseni, et me enam ei piira ressursi taaskasutuskontsentratsioonidega. Et täna on olukord, kus meil on näiteks kaadium, võtame, meil on pandud piirnorm 3 milligrammi kilogrammi kuivaine kohta võib see kontsentratsioon olla. Kui meil tuhas kontsentratsioon jääb alla selle, siis ma võin seda laotada 1 hektari kohta, ma ei tea, 15 tonni. Kui see kontsentratsioon on 3,1, siis on ohtlik jääde. Et kui ma panen teda siis 14 tonni hektari kohta, tegelikult ju ma viin ju põllule täpselt sama koguse. Et unustame ära need kontsentratsioonid ja keskendume laotusnormidele. Et sellised ekstreemsed näited on tegelikult need, mis igakülgsed nagu demotiveerivad ettevõtted, kelle tuhk tekib üldse selle teemaga tegelema, sest kui ma teen investeeringut, teen kulu, toodan nii-öelda tuhast mingisuguse produkti ja lõpuks ongi siis 3 asemel 3,1 ja ma pean selle utiliseerima. Ehk siis ma panen sinna kulu sisse ja lõpuks tekib mul veel täiendav nii-öelda utiliseerimise kulu. Probleemid tuha taaskasutamisel, et minu sügavalt isiklik veendumus on see, et see probleem eelkõige ongi selle tolmesvorm. Tolmesvorm, ehk siis mida madalam on tihedus, seda lihtsamini ta lendub, sa saad teda laotada spetsiaaltehnoloogiaga tuulevaiksel päeval, nii kui tuul on, siis sa ei suuda tagada seda laotusühtlust. Ta on liialt kõrgelt reaktiivne, et ma olen selle tuhaga nüüd siin toimetanud kättpidi rohkem, et kui see tuhk ikka sul keele peale satub, siis on päris ai, et selles mõttes on ka taimedel täpselt samamoodi, et kui sa seda tuha taimede peale laiali laotad ja siis ta vett saab, siis ta on ikkagi juba kas või kasteniiskus, et tal see reaktiivsus on liialt kõrge. Ja sissehingamisel oht tervisele, et see ei ole nüüd surmaoht, aga ta ei ole väga meeldiv, kui sa peenikest osakest laotamisel endal sisse hingad. Raskmetallid, et nagu ma ütlesin, selle raskmetallide kohta on mul nagu seisukoht see, et me peaks vaatama laotusnorme, et see, kui me metsast võtame puu põletame, selle puutuha tahame viia tagasi metsa, siis on ju seal need raskmetallid põhimõtteliselt need samad, mis puu enda sees on.
et seal ei ole ju mingit mürki, kust nii-öelda väljas sissepoole tuleks mingisugust täiendavat raskmetalli. Ja lahenduseks mina pakungi välja, siis on puidutuha stabiliseerimine, kompaktiseerimine ja või segamine erinevate kõrvaproduktidega ja seda eelkõike lähtuvat lõppkasutuse vajadusest, et me ei pea vaatama puutuhka kui jälle mingit massprodukti, vaid kui me räägime metsas, siis me peaks vaatama metsas, mis on mullastiku koostis, kui palju see toitaineid on ja vastavalt sellele siis ka puutuhka laotama või segama kokku muude produktidega, et see on nii-öelda funktsionaalne väetistoode, mitte lihtsalt nii-öelda taaskasutamine. Miks puutuhka metsa tagastada? Selle kohta on väga palju artikleid, kokkuvõtteid, ma sellele pikemalt ei peatu, sest aeg limiteerib. Aga üks, millele tuleb nagu tähelepanu juhtida, on see, et Põhjamaades on jõutud sinnamaani, et tolmel kujul puutuha laotamine on metsanduses keelatud. Et see on pikem diskussioon, et seda siin kiirelt läbi rääkida ei jõua, aga see on tänane seis. Majanduslikud argumendid, tolmjas versus granuleeritud, seesama tihedus, transpordikulu, laotamine, laotamistäpsus, laotamistehnika olemasolu, ehk siis tavapõllumajanduslike granuleeritud väetised laotajad saab kasutada ja see juurdekasvu suurenemine on pikemaajalisem kui tolm ja tuha puhul, sest see tolmjas on nii-öelda kergemini liikuv, kiiremini leostuv, nii-öelda toitained kiiremini leostuvad, et see mõju on lühemaajalisem. 1 minut oli või? Siis ma lähen siia lõpupoole, mis on nagu olulisem. Et millised mullad, seda tuleb käsitleda jällegi case by case. Meil on turvasmullad, meil on mineraalmullad, turvasmuldadelt on Soomest väga head kogemused ja ka keskmised numbrid, et kui 3 tonni hektari kohta puutuhka tagasi viia, siis aastased juurdekasvud turvasmuldade männikutel on 2-4 kuupmeetrit aasta kohta, mis tegelikult on nii-öelda täiendav juurdekasv, mis tegelikult on päris selge argument, et mineraalmuldade puhul seda efekti nii väga nähtud ei ole ja seal on pigem küsimus, et puudu on seal lämmastikust. Nüüd on küsimus, et kui seda kombineerida reoveesettega, puutuhka saab ka sinna funktsionaalsesse tootesse lämmastikku, mis võimaldaks ka tegelikult mineraalmuldadel seda efekti suurendada, aga seda on vaja täiendavalt nii-öelda uurida. Laotusnorm, siin on lihtsalt näidatud see, kui reoveesettega neid segada 50%, 50%, siis on oluliselt võimalik optimeerida lämmastiku, fosfori, kaaliumi ja muude toitainete suhteid ja ka see proportsioon ei pea olema kindlasti 50-50. Ja viimased 2 slaidi ma teen siis kiirelt, et tehnilis-majanduslik perspektiiv, et see tegelikult on ju see, mis ratt käima paneb. Et Eestis selline mõistlik alumine piir tootmismahu juures oleks 1000-1500 tonni aastas 1000 teket, neid tootmisüksuse meid liiga palju Eestis ei ole, 10 on natukene rohkem. Kuna see tolm ja tuha transport on oluline kuluartikkel, siis tegelikult me räägime regionaalsetest tuha käitluskeskustest, kus siis vastavalt regionaalsete metsa mullastiku vajadustele on võimalik vastavaid tooteid toota. Granuleeritud tuha oma hind on kuskil 20-30 euri tonn, see sõltub sellest, kui suur on tootmisüksus, millist tehnoloogiat kasutada ja nii edasi, aga see on nii-öelda suures pildis see hind. Ja tootmishinnale lisandub siis transport, mida lühem transport, seda väiksem kulu ja ka laotamiskulu. Ehk siis, mida ma tahan öelda, on see, et kontseptsioon puutuhk tagasi metsa ei rakendu ilma riiklike toetusmeetmeteta või motivatsioonipakettideta. Ja lihtsalt natukene hind, või ütleme niisugust konkreetset hinda juurde panna, et see punkt siin. Kui me võtame, et selle kuupmeetri juurdekasvu keskmine hind on 25 euri 20-30 aasta lõikes, siis see ühekordne väetamine annab sulle 20 aasta peale 2-2500 eurot lisandväärtust. Kui sa sinna selle hektari laotamise jaoks peab kulutama 200, siis pikaajalise investeeringuna on tegu ja mõistliku investeeringuga. Aga tänases röövkapitalismi majanduskeskkonnas, kui palju on neid metsaomanikke, kes on valmis ise selle teenuse täna kinni maksma ja 10-20 aasta pärast seda tulu saab.
Et siin on see koht, kus tegelikult riik võiks tulla nüüd appi, töötada välja toetusmeetmed, nagu ka metsa taasistutamine, kasvatamine, et teatud määral kompenseerida kulu ja ma usun, et tegelikult meil on ka päris palju selliseid keskkonnasõbralike pikemaajalise jätkusuutliku metsamajandamise vaatega ettevõtjad, kes on valmis ka seda tuhka metsa tagasi viima. Ja kuidas edasi? Mina kutsukski RMK-d üles üheskoos järgmisest aastast tegema suuremahulisi metsakatseid, erinevad mullatüübid, erinevad graanultooted, graanulväetised, mis on erineva koostisega, kutsuda kokku ümarlaud või töögrupp, kes siis üheskoos võiks välja töötada selle puutuha taaskasutuse jaoks vajaliku seadusandliku raamistiku ja õpime üheskoos siis Põhjamaade kogemusest. Ja Soomes selleks, kuidas seda süsteemi rakendada, motiveerida, ühtepidi on muidugi kõrgem jäätmeladestustasu, mis ei ole kindlasti kõige õigem tee, aga neil on toetusmeede, mis reaalselt katab 40–60% tuha metsa tagasiviimise kuludest. Väga selge motivaator, lihtsalt näide selles, mis see tuha käitlustehnoloogia tähendab. Aitäh! Mul on kommentaar. See, kui ta on granuleeritud kujul, see loomulikult parandab oluliselt olukorda, aga milles on siin põhiline probleem, miks on ka see väetamine meil metsades seni keeratud ja näiteks lendtuha puhul tohutult suureneb mineraliseerumine. Ja selle mineraliseerumise protsessi liigse kiirendamise tulemusena kasutatakse ära lämmastik, algselt suureneb puude kasv ja siis kusagil 10–15 aasta pärast tema hoopistükkis kahaneb. Nüüd see granuleeritud puhul on see palju lootusrikkam lugu, aga mis ta teeb mulla mikroobikooslustega ja kasvuhoonegaasi emissioonidega, see on nüüd selle majandusliku aspekti juures hästi oluline, aga üldiselt see tundub perspektiivne suund olevat. Nii palju ma kommenteeriks, et selle granuleerimise puhul lõppkokkuvõttes on täna põllumajanduses olemas juba täppis väetamistehnoloogiat, samamoodi on võimalik. Metsanduses on see muidugi oluliselt keerulisem, et sul ei ole puud nagu üksteise otsas reas, et see saab panna juure alla, eks. Aga siin on võimalusi ja see oli ka minu küsimus eelmisele plenaarile, et mis juhtub siis süsinikubilansiga, kui me metsa puutuhka tagasi viime. Et see võib-olla siis on täiendav uurimisteema, aga Soome-Rootsi kogemus selgelt nagu positiivne tänaseni on.